ma täna jagan Taaveti laulu 18 või ta on ka seal 2 Samueli 22. peatükis on see Taaveti tänulaul ja põhimõtteliselt on see nagu selline Taaveti elu kokkuvõttev laul. Ja sellepärast on huvitav nagu ütleme tähele panna, kui üks mees jõuab oma elu õhtupoole, millele ta siis mõtleb ja millest ta siis räägib. Mis on need olulised ja mis on need tähtsad asjad ja sellepärast täna tahan nagu neid mõtteid jagada. Vaata, eks usurahvana me ikka ütleme, et me peame muudkui sirutama sinna ettepoole ja unustama seda, mis taga on, aga põhimõtteliselt me nii päris seda küll teha ei saa. On teatud asjad, mida meil tõesti tuleb unustada ja kiitus Jumalale, et Jumal ka unustab ära meie patud. Heidab need lausa oma selja taha ja kõige sügavamasse merepõhja. Aga see paljud asjad, mida me piibliraamatust võime nagu leida, on meile tegelikult õnnistuseks. No kas või see, et Jeesus 2000 aastat tagasi kandis meie pattusid ja see Golgata lugu sündis siis. No see oli ka möödunud asi ja kui siis ütelda, et unustame ära, mis taga on, et me seda, sellest ei räägi enam. Ei, vaata, seda tuleb meeles pidada, on kästud lausa, et iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te tuletate meelde seda ja mälestate seda, mida issand oli tegelikult tegemas seal Golgatal ristil meie kõikide eest. Ja sellepärast nii see on, et kõik need erinevad asjad, mis tegelikult on algusest saadik olnud. Ma mõtlen isegi need piibli esimesed lood, ütleme, kui päris piibli algust lugeda, ei tasu absoluutselt ära unustada. Need on sellised reeglid, need on niisugused paika panevad asjad. Seal on ära räägitud teatud sellised eesmärgid ja soovid, mida tegelikult Jumal nagu omab, kui ta seda maailma on loomas ja üldse on nii, et võiks ütelda, et piiblis on nagu sellised korduvate küsimustele nagu vastused olemas. Sest et tihtipeale on niimoodi, et leiad ühesõnaga need korduvad küsimused erinevatel kodulehekülgedel ja kuskil on mingisugused, et inimesed lähevad kauplusest midagi ostma seal, ütleme internetipoest, ja siis on niisugused korduvad küsimused ja seal on eraldi niisugune lõik, et löö sinna peale, et saad ka omale vastused, kuidas see käib, tead, eks. Ja sellepärast, kallid, need korduvad küsimused on tegelikult piiblis väga hästi tegelikult ära vastatud ja sellepärast piiblit tasub alati lugeda. Ja seal on ajaloo näited ja kõike seda kujunemist, kuidas on. Aga täna me kõige juures ju olla ei saa ja täna oleme lihtsalt nagu selle, nii nagu ütlesin sedasi, just nende Taaveti mõtete kaudu selle juures, kuidas Taavet mõtleb oma elule tagasi. Aga kõigepealt ma tegingi lahti siin juba 2 Samueli raamatu ja see 22 peatükk ja 23 ja ütleme, et kui piibel lahti, sa saad näha sedasi, et ja siin on öeldud ja need on Taaveti viimased sõnad. Nõnda ütleb Taavet, Isai poeg ja nõnda ütleb kõrgele ülendatud mees, Jaakobi Jumala võitu ja Iisraeli laulude lemmik. Põhimõtteliselt on öeldud sedasi, et Taavet oli tegelikult tolle aja üks selline lemmiklaulja. Ütleme, venekeelses tõlkes on öeldud, et ta oli magus laulja, et see meeldis, keda oldi valmis tegelikult kuulama ja sellepärast, kui siin nüüd ütleme, eriti on ju siin Iisraeli ajalugu, siis need Taaveti laulud ja asjad olid niimoodi ka Taaveti eluajal, tähendab juba nii tegelikult hinnatud, et ütleme, ta ennast ise nagu tutvustab ja ütleb sedasi, et siin nüüd räägib see mees. Nõnda ütleb Taavet, Isai poeg, eks, kes on kõrgele ülendatud, on Jumala poolt võitud ja on see lemmiklaulja samamoodi seal siis Iisraelis. Ja ta ütleb väga julgelt, et Jumala vaim räägib tema läbi, siin 2 salm ütleb, issanda vaim räägib minu läbi ja tema sõnad on mu keelel ja sellepärast, kui me Taaveti laulusid loeme, siis on need just Jumala vaimust juhitud laulud. Üks väga oluline mõte, 3 salm ütleb sedasi, et õige valitseja, hea valitseja on selline, kes on Jumala kartlik. Jumala kartlik tähendab seda, et arvestad Jumala sõnaga, arvestad Jumala tahtmisega, ütleme, alandad ennast Jumala ette. Ja Taavet ütleb sedasi, et üks hea valitseja on selline, kes valitseb inimesi õigesti, ütleme, see, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses. Ja teate, milline on siis nagu selle valitsemise tulemus, on 4. salmis ära öeldud, see on nii tore. Et see on nagu koit päikese tõustes, pilvitul hommikul, kui vihma järel tärkab maast taljas rohi. Seal on lihtsalt nagu kujutatud, ütleme Taaveti poolt ette sedasi, et üks hästi ilus hommik, kus lihtsalt päike tõuseb ja lihtsalt on tore. Ja kuidas kõik aljendama lööb ja ütleb, et kui on üks selline valitseja, Jumala kartlik, siis on niimoodi, et rahvas võib kogeda sedasi, et kuule, siuke mõnus hetk on tegelikult käes. Ja nüüd on niimoodi, et siis, mis siin 5. salmis on öeldud,
ja siis ta räägib sedasi, et ma ütlen nagu lihtsamalt sedasi, et Taavetist alates on Taaveti suguvõsal uus olukord. Taavetist alates hakkas nagu ütleme, see suguvõsa elama üht uut elu. Ja sellepärast on niimoodi, et põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata, kellel meist on niimoodi, et ütleme, et on juba see keegi selline jumalakartlik, kes pani juba alguse õnnistustele meie suguvõsas. Aga osad on niimoodi, kes te täna peate panema selle alguse, et olla see suguvõsas, see, kelle kaudu hakkab tulema, et tuletatakse hiljem meelde sedasi, et vaata sellest alates. Ja sellepärast Taavet oli see, kes tegelikult tõi muudatuse tegelikult oma suguvõsas ja ütleme, ja rohkem tegelikult veel. Ja siis on muidugi öeldud üks selline, ütleme, et üks tõde on ka veel öeldud sedasi, et kõlvatute koha pealt on öeldud sedasi, et need visatakse tulle ja sellepärast on niimoodi, et kui seda mõtet nagu aru saada, kõlvatud on nagu tahijäätmed, need kõik tuleb pilduda laiali, sest neid ei saa pihku võtta. See, kes neid puudutab, olgu varustatud raua ja piigivarrega ja nad põletatakse tulega sootuks seal, kus nad iganes on. Ja sellepärast, ütleme, et siin oli nagu öeldud sedasi, et mõni tõlge ütleb, et ei saa okkaid, ei saa tegelikult kätte võtta. Aga teine, siin on öeldud sedasi, et vaata sellist musta tahmast asja ei saa kätte võtta ja sellepärast on see niimoodi, et kõlvatud on sellised. Ja kallid, vaata Taavet ütleb nagu ühe suure tõe välja. Ma siia panin Mattiuse 13 siia kõrvale, Mattiuse 13 ja salmid 41 ja 42. Ja sest, et see läheb tänase selle sõnumiga veel ka kokku, loen selle salmiga kohe ära ja siin on sellised sõnad siis öeldud, et inimese poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema kuningriigist kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad. Ja viskavad nad tuleahju, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ja siis säravad õiged nagu päike oma isa kuningriigis, kel kõrvad on kuulkuu. Ja sellepärast niimoodi, et vaata, see on läbi aegade on ka niimoodi, et vaata, Jumal on kogu aeg nagu eraldamas. Ja sellepärast on see nii, et ma usun seda, et ka praegusel ajal kõik need tuled ja värgid, mis siin selles maailmas nagu süttivad ja ütleme, kus müüridesse need tuled tulevad ja ega Jumal mööda ei pane tegelikult nendes asjades. Me inimestena tegelikult vahest hindame sedasi, et jälle ütleme, et süütud inimesed kannatasid nii sageli, nagu räägitakse selle koha pealt. Ei kannata süütud inimesed, Jumal on väga tegelikult püha ja õiglane, Jumal päästab tegelikult, ta päästis need Lotiga Soodomast ära, kui leidis selle õige, ta päästis selle ära tegelikult ja ma mõtlen sedasi, et ja kui meie õigetena ka oleme kuskil õnnetuste keskel ja hukkume, ega me ju ei hukku, sellepärast, et me oleme ju juba pääste sees ja sellepärast on niimoodi, et õige inimene ei saa mitte kunagi tegelikult kannatada mingisugusel moel, sest et kui sa oled juba selle pääste tee peal, siis sa oled lihtsalt päästetud ja sellepärast seal enam ei kehti selle maailmas, need surmareeglid, mis siin selles maailmas on valitsemas ja sellepärast kallid, kiitus Jumalale selle eest. Aga vaata nende õelate ja kõigi pahanduse tegijate ja ülekohtu tegijate koha pealt on tegelikult on küll Jumala sõna ütlemas seda. Praegu on niimoodi, et täna ka lihtsalt vestlesin ühe mehega, et natukese mõne sõna ja et eks on selline aeg, kus ülekohut tehakse palju. Inimeste sõnad ei maksa. Ütleme, et kuni suurte juhtideni välja. Ütleme, mis need reeglid, ma ise teen reeglid, eks, kuidas elatakse ja oma sõna ei peeta ja ütleme, see on nii tavaliseks muutunud nagu sellises mõttes. Ja tegime oma vahel seda kokkuvõtet. Aga need, kes on nagu sõnapidajad, need on praegusel ajal nagu lollikesed. Et vaata sellepärast, et teised panevad igalt poolt üle nurkade ja mitte miski nagu ei tähenda, ei maksa. Aga see on ainult praegu. Sellepärast, et ühel hetkel Jumal niikuinii loob korra majja ja sellepärast on see nii, et see lõputult ei ole. Ja praegu on lihtsalt see aeg, et meil kõigil on nagu see võimalus. Kas hakata ka käituma niimoodi nagu valesti ja tarvitama neid meetodeid, mis on valed, või jääda selle sugupõlve keskel, mis on nii segane siin selles maailmas praegusel hetkel, ikkagi jääda ustavaks oma Jumalale ja jääda nagu nende reeglite juurde, mida Jumal on andnud ja mis siis, et teised ümberringi käituvad hoopis teisiti. Aga nüüd, nii nagu ütlesin, et ikkagi ma teen selle laulu 18 lahti, olgugi, et see 22. peatükk teises Samuelis on sama laul, põhimõtteliselt võib-olla mõni sõna on natuke meie piiblis erinevalt kirjutatud,
aga täitsa seesama laul ja nagu ütlesin seda, et see oli see, nüüd ütleme, Taaveti laulude raamatus on ta 18. ja sellepärast ta tundub, nagu oleks nagu eespool. Aga nüüd selles teise Samueli raamatus, kus on Taaveti elust nagu kirjutatud, see on pandud ikka üsna lõppu, sinna tema elu lõpu poole, kus ta siis nagu seda laulu siis nagu laulab ja räägib. Aga nüüd on nii, et see on selline kokkuvõttev laul. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et siin me võime nagu näha sedasi, et mida Taavet nagu siis nagu hindab, mis on nagu oluline ja tähtis, mida ta nagu esile tõstab, kui ta hakkab üldse nagu sellist kokkuvõtvat sõnumit rääkima. Siin on niimoodi, et issanda sulase Taaveti laul, Taavet rääkis selle laulu sõnad issandale sel ajal, kui issand oli ta päästnud kõigi ta vaenlaste käest ja Sauli käest, et kõikidest vaenlastest oli nagu pääsenud. Vaata, Taavetil oli üks hea asi. Ta lõpuks oli niimoodi, et ütleme, sõjad olid möödas. Ta annab ju oma pojale ja Salomonile annab riigi niimoodi üle, et on rahu. Sest et sõjad olid sõditud ja lihtsalt annab üle ja nüüd on niimoodi, et kui ta oma elu juba lõpetab, siis on ütleme, et igasugust sorti võitlused on juba möödas, mis oli vaenlastega, mis olid isegi oma peres ja ütleme, kõik need asjad on ju põhimõtteliselt saanud nagu minevikuks ja sellepärast siin on nagu toredasti öeldud, et Taavetil oli juba tegelikult rahu niimoodi, et ta oli päästetud kõigi tema vaenlaste käest. No ütleme, et kurb oli muidugi sedasi, et 200 poega olid niimoodi, kes korraldasid mässusid oma isa vastu. On see Absalom ja Adoniad ja tekst, kellest me saame lugeda, aga ta pidi sellest läbi minema ja ta oskas tegelikult väga ilusasti käituda aga ütleme, et siin ta kõiki neid meelde ei tuleta otseselt, millistest vaenlastest ta on siis võitu saanud ja sellepärast, aga neid me lihtsalt teame. Aga nüüd ta hakkab rääkima, see on ju laul tegelikult issandale. Ta ütleb issandale, sind ma armastan südamest, issand mu vägi. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata Taavet, kui ta tuleb nagu Jumal ette, siis ta väljendab lihtsalt Jumalale armastust. Jumal, ma armastan sind. Ma armastan sind südamest, issand, minu jõud, kes sa tegelikult oled, kes sa mulle jõu annad. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime lihtsalt õppida sedasi, et kuidas tegelikult Jumala ette nagu minna. See on nii meeldiv, tead, kui sa lihtsalt väljendad armastust ja mitte midagi. Ei ole sedasi, sest sageli me inimesed on sedasi, et me teame, et Jumalal on nagu kõik, et palud ja saated, eks. Lähme küsima midagi, et äkki Jumal jälle midagi annab. Aga ei küsigi midagi, vaid tuled, ütled, issand, ma lihtsalt sind armastan. Ta teab, mida sa vajad ja sellepärast küll ta sulle annab ja sellepärast Jumal kohtleb imeliselt oma vaga. Ja sellepärast on see nii, et Jumala käest tuleb palju rohkem tegelikult, kui me niimoodi rõõmsalt usaldades tema ette tuleme. Sest et vaata, talle meeldib tegelikult siis meile selliseid meeldivaid asju teha, kui ta näeb, et meie teda nii kõrgelt hindame. No nii, ja siis mida ta edasi ütleb sedasi Jumala kohta, issand, on mu kalju, mu mäelinnus, mu päästja, Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp, mu abisarv ja kõrge varjupaik. No terve loetelu sellises erinevas variandis, kuidas ta tegelikult siis hindab seda Jumalat, ütleb, et Jumal on see kalju. Vaatame, Uue Testamendi mõte väga selge. Kui rajad kaljule, jääd püsima, tulevad vihmad, tormid, veevood, oled selle aluse peal, jääd püsima. Ja sellepärast issand on tegelikult meie aluseks, kui me praegusel hetkel niimoodi mõtleme. No päästja, Jumal on meie tegelikult päästja. Kui Taavet seal ütleme, enne kui seda just Salomoni hakatakse kuningaks võidma, siis ta seal voodi peal olles vanaduses, kus tal juba külm ka oli, teki all seal oli, ütleb sedasi, et aga Jumal on mind igas hädas aidanud. Ta on mu päästja, alati on tegelikult aidanud. Vaata, kui sa saad elu niimoodi lõpetada, Jumal aitas mind tegelikult igas olukorras. Alati aitas ja sellepärast see on super, kui saad niimoodi elu lõpetada. Siis ta on minu kilbiks. Kiitus Jumalale, sest et vaata, nooled lendavad ja ega praegu nooled on palju hullemad, võiks ütelda, mis lendavad ringi, eks. Ja sellepärast, aga kui Jumal on meile kilbiks, siis ta tegelikult peatab need nooled ka. Ükstapuha, kui vägevad need raketid ja värgid praegusel hetkel on, Jumala kilp on suurem. Ja sellepärast on kõik need ütleme, need õhutõrjed ja asjad, mis tehakse, need on puudulikud ja sellepärast need kuplid, ükstapuha, kui kuldsed need tehakse, ei aita ja sellepärast on see nii, et aga kui issand on meile kilbiks, siis see tegelikult kaitseb meid. Siis on öeldud sedasi, et issand on see minu selline, mis siin oli öeldud, et ta on see sarv, abisarv.
või päästesarv. no ma usun, et kes piiblit tunneme, et seal oli niimoodi, et vahest mindi altari juurde, altaril olid ka sarved ja kes seal võttis ka sarvedest kinni, mõtles, et seal nagu pääseb. aga tegelikult on issand see meie abisarv, ütleme, kuhu me saame minna ja saame tegelikult temast kinni hoida. sa mõtlesid, et sarvedest on hea kinni hoida, hea kindel koht, et eks, sarved on tugevad ka ja ega tal siis need sarved peast ära ei tule, tead, eks. tead, eks, et kui sa mõtled sedasi, ütleme, et vaata see meie issanda pilt on tegelikult, vaata, meil on vahest nagu selline, et meil on ta niisugune hästi ilus. aga me näeme sedasi, et on ikkagi need tugevad sarved, ütleme, millest saab tegelikult täiesti kinni haaratada, ütleb, issand on minu see päästesarv. ja siin on näiteks Luka 1:69, seal on niimoodi, et ma võtan selle, seal on Sakarja sõnad ja ma võtan siia vahele ka need. Sest kui need loed, siis tulevad meelde need asjad. Sakariase kiituslaul ja siis ta ütleb sedasi, ta on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost. jälle Taavetiga kokku pandud, et Taavet räägib sellest ja Sakarja, kui ta räägib, siis ta samamoodi räägib, et Jumal on äratanud selle päästesarve või abisarve. Jumal on meie kõrge varjupaik. Nüüd see on väga tähtis asi, et me mõistame sedasi, et meie Jumal on kõrgel. Me peame olema ise ka taevases olukorras. Ja sellepärast ja saatan peab olema tegelikult meie jalgade all. Ta on andnud meile meelevala astuda kõige vaenlase väe peale. Alati me seda ei tee. Teate, me ei tea alati sedasi, vaata, ma näen sedasi, et vahest on niimoodi, et inimesed tulevad oma palvesoovidega, on tülid ja värgid sageli on palvesoovides on sees. Nad võitlevad samal tasemel. Nad täpselt samal tasemel selle tülitsejaga. Samad relvad lihtsalt ja palud ja võitled selle vastu sedasi. Tead, Jumal kutsub meid tegelikult mitte samal tasemel võitlema, vaid ta kutsub ja isegi, ja ammugi, et me mingi kellega all peame olema. Me peame üle tegelikult olema. Ja sellepärast on ta mu kõrge varjupaik. Ja sellepärast on nii, et alandu Jumal ette, sa oled üle nendest olukordadest. Teate, see palvesoov jääb toomata sul, kui sa üle oled. No mida sul paluda on, tead, kui sa näed, et teine on sul all, no mida sul kurta on, tead, mitte midagi ei ole kurta. Aga vaata, kui sa ei ole selles positsioonis, siis sa kogu aeg nagu võitled nagu selles positsioonis. Aga Taavet ütles, et ei, tead, ma olen üle, ma olen Saulist üle. Ma ei hakka ise temaga võitlema, ma ei hakka teda maha lööma. Ma jätan Jumal oleks, ma olen üle sellest asjast, Jumal lahendab minu asjad ära. Aga vaata, see oli usaldamine. Olgugi, et tal oli näiteks Saul oli niisugune vihavaenlane, piigid lendasid tema suunas. Ta ei tee ise mitte kui midagi selleks, et Sauli tappa. Olgugi, et võimalused tulid ette, teised ütlevad, kui hea võimalus, lööb maha, tead. Lõpetame selle loo ära, et kaua sa põgened selle Sauli eest. Aga ta usaldas tegelikult Jumalat, sest ta oli üle. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et ma ei tea, saa aru sellest asjast ja tarvita seda õigel hetkel, et kui sa oled olukorras, ole üle olukordadest. Me sageli ei oska sedasi, mingi raske olukord tuleb. Me oleme kohe, see on jube, millesse me praegusel hetkel läheme. Ei ole jube, sest meil on kõrge varjupaik, me läheme kohe kõrgele ära. Ja me oleme üldse nagu sellest üle, tead, sellest asjast, mis iganes siin selles maailmas sünnib. Ja sellepärast on niimoodi, aga vaata, see oli Taaveti kogemus, et niimoodi saab. Aga meie inimestena on lihtsalt, nagu tuleme jälle alla maa peale ja sõdime seal koos teistega inimlikul viisil, võiks ütelda. Aga mõttetu asi tegelikult. Alandu Jumala ette, küll ta siin siis tegelikult ülendab. Ja sellepärast on see niimoodi ja põhimõtteliselt ongi nii, et vaata, meie, kuidas ütelda, nagu Filippi kirjas 4:6 on öeldud, et meie vajadused saagu teatavaks Jumalale koos tänu ütlemisega. Ja sellepärast vaata, tänu tegelikult väljendab usku. Sellepärast, et vaata, kui ütleme, et ja see tänu ei saa, pea olema lihtsalt nagu et nagu mingisuguseks lisaks sinna juures, muidugi tänan Jumalat ka, aga tegelikult ma tulen selle asjaga, see tänu peab olema tegelikult niimoodi, et Jumal saab sellest aru, et ta on tegelikult tänatud, ta on austatud, ta on kõrgeks tõstetud ja ei ole mingisugust kahtlustki, et mingisugused olukorrad ja vajadused siin selles maailmas saavad olla suuremad kui Jumal. No milline, ütleme, et kes julgeks praegu ütelda, et millinegi sinu olukord siin elus on selline, millega Jumal hakkama ei saa. No on sidukast julgust midagi välja käia? No ei saagi olla tegelikult. Mis Jumal see siis on, kui meie olukorrad on niimoodi, et tema jaoks on lahendamatud asjad. Aga sageli me tuleme nagu Jumal ette just sellisel moel, et justkui nagu need oleksid lahendamatud asjad. Ja sellepärast parandame nendest asjadest meelt, õpime Taavetist. Jumal on mu kõrge varjupaik ja kiidetud olgu issand, ma hüüan. Ja ma pääsen oma vaenlaste käest. Ja vaata, kuidas Taavet pääses vaenlaste käest, ütles, et kiidetud olgu issand. Ja ta hüüdis seda. Ja teeme täna seda praktikat. Ja ütleme ka, kiidetud olgu issand, kiidetud olgu issand,
kiidetud olgu issand, kiidetud olgu issand. Ja tead, ja praegusel hetkel, kui sa tõesti Jumalat kiidad nagu ja mõtled nende olukordade peal, millel sul on lahendusi vaja, Jumal lahendab tegelikult need asjad ära. Ja sellepärast, et see oli Taaveti kogemus. Ma lihtsalt hüüan, kiidetud olgu issand. Ja ma pääsen oma vaenlase käest. Ja edasi ta räägib sedasi, et surmaköidikud piirasid mind, nurjatuse jõed tegid mulle hirmu, surmavalla köied ümbritsesid mind, surmavõrgud sattusid mu ette. Aga tema hüüab, kiidetud olgu issand. Ja sellepärast on see nii, et meie oleme siin nagu ütleme, tihtipeale oleme niimoodi, et nagu kõik need, need surmaolukorrad ja asjad, mis iganes siin selles maailmas on täiesti reaalsed, eks ohtusid on palju, kõiki need olukordasid, mis on tervise poolest ja ohtude poolest ja mis iganes tegelikult inimestel on siin selles elus. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aga kiidame tegelikult issandat ja me oleme nendest olukordadest lihtsalt oleme tegelikult üle. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline Jumal, kes meid päästab kõigist nendest surmaolukordadest. Kuule, sõjamehed on ju surmaolukordades. Taavet oli sõjamees. Ta oli järjest tegelikult sõdades. Noore poisina, kui ta läheb Koljati vastu, no kas ei ole surmaolukord? Üks mingisugune õppinud sõjamees lapsepõlvest saadik ja Taavet karjapoiss oma linguga seal. Ja sa lähed ja jooksed tegelikult sellisele sõjamehele lihtsalt vastu ja aga kiidetud olgu issand. Ja ta võidab tegelikult ja ta võitis ja sellepärast on niimoodi, et Jumal aitas teda tegelikult läbi elu ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime Taaveti käest seda lihtsalt õppida. Nii et sellepärast harjuta seda pääsemist vaenlase käest, lihtsalt kiida issandat, kui on kuskil jälle ütled, aga kiidetud olgu issand. Ja sellepärast, kallid, üldiselt ma juhtusin lugema niimoodi, et ma tegin korraks internetis lahti, et kes on baptistid, mida praegusel hetkel kuskil leiad, lihtsalt nagu ikka kirjutatakse kuskilt leiad. Ja siis teate, mis ma lugesin toredat asja? Et baptistid usuvad piiblit päris nagu kirjutatud on. Et osade kohta ei olegi öeldud, et kõik lihtsalt ei usugi, aga vaata, meie kohta on nii hästi öeldud. Aga kas ikka on niimoodi? Kas, ütleme, et kui nüüd ütled sedasi, tead, et kui sa selle, ütleme, et selle baptisti, selle ristja nime kannad, võiks ütelda, et kas sa siis oled selline usklik, maailm arvab, et me siuksed oleme, et me usume. Aga see on täiesti selge, et kui hakkad meie oma rahvastki, vähest läbi kammima, kui palju on tegelikult uskmatust, usaldamatust tegelikult Jumala koha pealt. Ja sellepärast ja ütleme, et ja rääkimata sellest, et ütleme, et eks selle nime all, ongi erinevaid usklikke, mõned on ikka tulised ja teised ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, et üldiselt on see niimoodi, et vaata, kus see baptisti kogudus ka kipub niisuguseks nagu riigikirikuks, siis see on vähem usku. Kus ta on niisugune, niisugune põlvu all, et niisugused, olete mingisugused usklikud kuskil seal on natukese rohkem usku. Ja ega sealgi kõigil ei jätku. Ja sellepärast on see nii, et aga kallid, ma täna tuletan meelde sedasi, et tegelikult on niimoodi, et maailm isegi usub sedasi, et me oleme need, kes me usume Jumala sõna. Ja võtame seda, nagu ta kirjutatud on ja sellepärast on nii, kui usume, et nagu kiri ütleb, siis hakkavad elava jõed meie ihust voolama. Nii et kõik Taavet võitis, kõik need, ütleme, need surmalained ja reeglid ära ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, vaata, ma teen korraks lahti seda õpetuse sõnade algust. See on üks see õpetuse sõnade esimene peatükk on ka väga tegelikult selline tugev peatükk selle koha pealt, seal on ka õpetused õigeks eluviisiks. Ja siis on üks selline, kui lühidalt ütelda, on ahvatlus patule, et kuidagi kergesti rikkaks saada, varitseme teisi, võtame teiste käest, täidame oma kojad saagiga, õpetus 1.13 on räägitud, ja siis 19 ütleb sedasi, et aga tegelikult on see selline olukord, et inimesed nagu luuravad oma enese hinge, 19 ütleb, niisugune on igaühe tee, kes anitseb kasu, selle omanikult võetakse ta hing. Ja sellepärast on see niimoodi, et samamoodi nüüd Salomon räägib välja, ütleb, et kui sa valesid asju tarvitad, surmatee tegelikult see on. Aga kes issandat kuulab, 33 salm, kes mind kuulab, võib julgesti elada, olla muretu ja kurja kartmata. Lihtsalt on teine variant eluks on see, et sa paned tähele seda, mida Jumal on rääkimas ja alistud nagu talle, siis tuled nagu sellesse täiesti teise olukorda. Ja sellepärast on niimoodi, et väga ohtlik on see, kui liitutakse edu nimel. Aga inimesed on väga nõus liituma edu nimel. Ütleme, kõik need võrkturustused ja värgid, mis on ka kogudustest läbi käinud, et püramiidid ja värgid ja ruttu rikkaks, et müüme üksteisele mingisugune potsikuid, tead, eks, et ja otsi uusi kliente. Tead, inimesi tõmmati selle sisse, tead, ruttu, teeme siis läheb mingisuguse edu nimel. Ja kõik need asjad tegelikult, kus on nagu liitutud mingisuguse edu nimel. Kuidas on meiega?
mille pärast me selles liidus oleme, kus me praegusel hetkel oleme? ikka edu nimel. Eelmises liidus meil oli palju parem, meid alistati sinna. Meil oli lihtsam, me ei olnud edu nimel. No me saime ikkagi ütelda sedasi, et meid lihtsalt pandi paika. Aga praegusel hetkel, ütleme, et kui siis olla aus, et ikkagi anti hääletamise võimalust ka ja kes tahtis, siis hääletas. Ja kes ei tahtnud seda edu, see ei hääletanud, eks, selle asja poolt. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga inimesed liituvad tegelikult nagu sellise edu nimel. Aga õpetussõnad 1 ütleb, hoiatab selle koha pealt, et tegelikult on see nii, et see on väga tegelikult ohtlik ja see viib tegelikult hoopis niimoodi, et omanikult hakatakse hinge nõudma, kui sa oled selle edu nimel seal kuidagi nagu liitunud, et olgu meil, teate, mis seal on, olgu meil ühine kukkur. Vaata, kellega see rahad pannakse kokku, me rahadki tehti üheks ära, meil on ühised rahad, lähedki praegusel hetkel. Olgu meil see ühine kukkur, see tundub meile sedasi, et kuule, et igavesti hea, aga Salomon juba hoiatab, ütleb, see jama on ju selline asi. Kui sa sellisesse katlasse lähed, siis sa oled tegelikult väga suures osas ohus just selle tõttu, et sa oled liitunud mingisuguste nende asjadega, kes tegelikult teevad kurja siin selles ilmas. Ja muidugi ilusa näoga seda tehakse, eks. Aga olgu nõnda. Nii et need on sellised Taaveti kogemused ja osaliselt juba need ka Salomoni kogemused, mille juurde läksime. No mida siin Taavet edasi räägib? Ja kõik need surmavõrgud ja asjad, ühesõnaga, need ei saa kätte. Teate, ütleme, et osad inimesed räägivad sedasi, et nad vahest nagu kogevad lausa sedasi, et öösel magad, et oled nagu ahistatud ja et ei saa ennast liigutada ja sa oled nagu sellises asjas. Ja issand tappi, kes on sellises olukordades. Erinevad inimesed erinevad asju nagu kogevad ja sellepärast on see niimoodi, et kiidetud olgu issand. Ja sa pääsed kõigist nendest tegelikult olukordadest. Ja sellepärast meie asi on tegelikult on see, et tuleb issandat hüüda. Ja siis 7. salm ütleb, oma kitsikuses ma hüüdsin issandat ja ma kisendasin oma Jumala poole. Ja see on täiesti selge. Taaveti koha pealt on öeldud ju nii, et ta laulis nii, et ta hääl oli kähe. Lihtsalt sellest, kuidas ütelda sellest oma hääle tarvitamisest oli tal kähe. Ta tarvitas tegelikult oma häält ja sellepärast Jumal ootab sedasi, et meie ka oleksime siin täiesti julgelt ja häälekalt siin selles maailmas. Ja hüüaksime issanda poole ja ei pea tegelikult seda absoluutselt häbenema. Vaata, põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata, hüüd jõuab Jumalani, see jõuab Jumalani hoopis teistmoodi. Jumal paneb tähele kisendamist. Ütleme, et kui me mõtleme Iisraeli rahvas on Egiptuses, siis nende hädakisa tõusis tegelikult Jumalani. Ja sellepärast on see niimoodi, meie Jumal teab neid südamepalveid ka. Jumal tahab kuulda sedasi, et ikka sa päriselt tegelikult tahad. Ja tegelikult on niimoodi, et ega saatanale sa pead ka samamoodi kõvasti vastu panema. Nagu see õigene näide on, et koer tuleb seal kaasa, tead, et umbes, et pitsu mine koju teed, eks. Ei lähe, lööd jalaga vastu maad, et kao koju läheb. Kõik. Ja sellepärast on see niimoodi, et ei saa sedasi pehmelt. Me sageli tahaksime, see on saatana õpetus, et tehke pehmelt. Et ärge minu peale karjuge ja ärge Jumala poole hüüdke. Et siis on meil hästi. Et lepime niimoodi kokku, et kõik oleme hästi vaikselt ja me oleme hästi viisakad ja toredad usklikud kõik oleme sedasi. Aga ei, vaid otse vastupidi, me näeme sedasi, et Taavet on selline, et oma kitsikuses ma hüüdsin, kisendasin Jumala poole. Ja sellepärast on niimoodi, et osad lähevad meil ruumist välja siin ju niimoodi, et kui me siin kõvasti laulame, et siin nurga taha. Teate, see on parim tegelikult keskkond, kus tegelikult olla. Ära karda oma kõrva kuulmise pärast. Sellepärast on niimoodi, et Jumal suudab kurtisid ka kuulma panna. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga inimesed on nagu mõtlevad sedasi, et kõik need asjad on nagu sellised. Ise sa usud seda asja. Taevas on suuremad hääled kui Võru koguduses, see on täiesti selge. Et kui me siin läheb, nagu pikk see mürin on seal. Sellepärast me peame lihtsalt sellega harjuma sellega, et seal on nagu suurte vete kohin. Seal on siuke mühin ja mürin tegelikult, mis seal on, mis on taevas ja sellepärast on see niimoodi, et taevas ei ole mingisugune vaikne paik. Ja sellepärast on super tegelikult, meil täna ka juhtus niimoodi, et 4 väikest, ütleme, poissi, mõned juba natuke suuremad ka olid meil. Ja lihtsalt vanematel oli korraks täna vaja sedasi. Ja kui nad ära läksid, ma ütlesin ainult, kui vaikseks jäi. Niuke vaikus tuli majja, tead, see ennem oli siuke käis kogu aeg, tead, ja siis kõik oli vait. Nii kui praegu siin. On hea ju vaikne. Annan teile vaikust. Halleluuja. Aga kui on vaja, siis tegelikult tuleb hüüda ja sellepärast Jumal kuuleb. Aga nüüd on nii, et ja tead, kui me hüüame, siis olen siia märkinud sedasi, et ilmutuse raamatus, et ilmutuse 8,
ja kui me palved lähevad Jumala ette, siis tulevad ka kõvad vastused, need mürinad ja maavärinad ja asjad tegelikult sünnivad, kõik need asjad tegelikult sünnivad ka, kui Jumal oma vastustega tuleb. Ja sest, et kui Jumala selline tuline viha tegelikult süttib, millest ütleme, Jumala sõnaga räägib, see on ikkagi väga võimas. Aga nüüd vaatamegi seda Taaveti Jumala pilti. Vaatame, milline on see Jumal, kellest Taavet siin nagu rääkis. Ja 8. salm hakkame lugema. Need hüüdmised olid ära, siis värises ja vabises maa. Mägede alused kõikusid ja põrusid üksteise vastu, sest ta viha süttis. Sest Jumala viha süttis. Ja hoopis uus olukord on tegelikult maailmas. Suits tõusis ta sõõrmeist ja tuli ta suust oli neelamas, tulised sööd lõõmasid tema seest. No see on natuke draakoni moodi juba ju, siuke tulk purskav. No kui siit praegusel hetkel loed, aga see on jutt on meie Jumalast. See jutt on tegelikult meie, suits tõusis tema sõõrmest ja tuli ta suust oli neelamas, tulised sööd lõõmasid tema seest. Ja sellepärast kallid, vaata, kui ütleme teise Moosese raamatus, kui Mooses seal kohtub, seal eks mäe peal Jumalaga, kuidas see mägi väriseb, vabiseb, kuidas see suitseb, Jumal tuleb sinna alla. Ta vajutas taeva alla, tuli maha ja ta jalgal oli tume pilv. Ta sõitis keerube peal ja lendas ja ta hõljus tuuletiibadel. Ta pani enesele katteks pimeduse, majaks enda ümber mustavad veed ja paksud pilved. Kumast lõhkesid pilved ta ees, sadas rahet ja tuliseid süsi. Issand müristas taevast ja kõige kõrgem andis kuulda oma häält rahe ja tuliste sütega. Ta heitis oma nooli ja pillutas neid, lõi kangesti välku ja need panid sähvima. Siis said nähtavaks vete sügavused ja maailma alused paljastusid sinu sõitluse läbi, Issand, sinu sõõrmete tuule puhangust. Vaata, milline tegelikult on nüüd niimoodi, et kui mees võtab kokku oma elu, et millise Jumalaga tema suhtles, kui ta tema poole hüüdis, siis tuli välja üks vägev Jumal. Ütleme, kes purskas tuld, Jumal on äraneelav tuli. Ja sellepärast on see niimoodi, et Taavet, ütleme, ta ei tee siin mitte mingisuguseid tühja sõnu. Ta oli kogenud seda tegelikult, et kuidas tegelikult Jumal teda aitas ja kuidas, kui Jumal oma vihaga tegelikult tuli, kuidas olukorrad hakkasid lahenema ja sellepärast, et need sõjad ja need võidud ja asjad tegelikult, millest tema läbi pidi minema, see oli tema selline reaalne kogemus. Ta ütles, et Jumal oli mu jõud. Taavet ei ütelnud seda, et ma olin kõva mees ja sellepärast ma tegin neid asju kõik, saavutasin neid võitusid. Ta ütles, et Jumal oli mu vägi. Ja nüüd ta kirjutab siin, ütleme, meie jaoks on see siin kirjas niimoodi, et kuidas see jõud ja vägi siis välja paistis, siis see oli tegelikult väga muljet avaldav, mida ta siin niimoodi kirjeldas praegusel hetkel. Nii et kiitus Jumalale, et meie oleme tegelikult teenimas just sellist Jumalat. Ja sellepärast Jumal on selline, et vaata, mida Jumal teeb? Näiteks, et Soodoma ja Gomorra on niisugune täiesti, ütleme, korduvalt tarvitatud asi, et kui Jumal sekkub asjatesse, laseb tuld ja väävlit sadada, ja siis on öeldud, teiste riikide koha pealt on öeldud seal, et Moab ja Amnon saavad Soodoma ja Gomorra sarnaseks ja Paabel paisatakse segi nagu Soodom, ma ei jõua neid kohti lugeda, ütleme, prohvetid järjest räägivad, nii Jesajas, Jeremias, Sefanias, kõik räägivad sedasi ja võrdlevad sellega, et mis sündis Soodomas ja Gomorras. Et lihtsalt Jumal paiskab asjad segi. Lihtsalt on selline moment, kus toimuvad tegelikult need momendid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et nii nagu ütlesin sedasi, et täna juba sedasi, et kui issand tuleb, ma teen nüüd selle Luuka evangeeliumi korraks ja lahti ka veel. Luuka 17:29. Issanda tulemisega on seotud sellised asjad ja loeme 28. Nõnda samuti ka Loti päevil sõid ja jõid, ostsid, müüsid, ehitasid, istutasid hooneid. Sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ja hävitas nad kõik. Otse nii samuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Lihtsalt on Loti päevasid meelde tuletud, Jeesus ise räägib sedasi. Nii see asi tegelikult käib. Inimesed elavad, ütleme, et Loti päeval kõik see kurjuse asi, mis oli, aga samamoodi on, ütleme, põhimõtteliselt on see karistuse pool on täpselt samamoodi ka siin selles maailmas olemas ja sellepärast nii see on, et need karistused käivad üle. Vaata, ütleme, põhimõtteliselt meie jaoks, kui me mõtleme sedasi, et möödunud sajandi keskpaigast, kuskil 80 aastat on meie jaoks karistuse pool puudunud.
võiks ütelda selliselt otseselt. 45, kui ütleme, see sõda lõppes, me oleme elanud sellist rahu. Loe kohtumõistjate raamatust, on täpselt samamoodi neid pikki perioode, kus antakse, me oleme saanud selle pika perioodi. aga praegu me näeme sedasi, et see on absoluutselt nagu otsa saamas. See on väga lähedal, tegelikult on nagu need teistsugused olukorrad, mis on praegusel hetkel meie ümber. ja sellepärast me peame olema Jumalale tegelikult väga tänulikud, et Jumal on kinkinud meile seda, et meil on nii palju tegelikult armu antud. Ja sellepärast täna vagad paluvad armu ajal, siis see suurte vete tõus meie ligi tegelikult ei ulatu ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime täna lihtsalt sellises usus olla ka Jumala ees. Nii et me Jumal on selline, nii nagu siin lugesime praegu terve selle kirjelduse ära, et millise Jumala käest tegelikult tuleb abi. No võtame 10. salmist, võtan selle, et siin on öeldud sedasi, et kuidas ta tuleb ja sellepärast on, vaata, see on nagu see Jumala käsi tegelikult, mis meile tegelikult nagu appi tuleb. Võtame 17, eks. Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu ja tõmbas mu välja suurest veest. Ta päästis mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust. Nad tulid mulle kallale mu õnnetuse päeval, aga issand oli mulle toeks. Ja teate, kallid, inimestel on, tegelikult on see selline, kuidas ütelda, tahtmine minna. Sa lähed nagu selle, kuidas ütelda, selle tugevama poole peale, et vaata, kui keegi on nagu peksa saamas, ütleme, et kui need võtame, tuletame meelde Absalomi messu või tundus sedasi, et kuule, Absalom noor mees ja teeb oma isale ära, Taavet lahkub, sellepärast, et vaata, Taavet ei sõdinud oma pojaga, lihtsalt see oli selline asi, et ta oli üle. Kui saad sellest asjast aru, ta leidis sedasi, kuule, kuidas ma oma pojaga sõdima lähen. Ma ei lähe oma pojaga sõdima. Ma lähen Jeruusalemmast ka ära, et seda linna ei lõhutaks ja ma teen täiesti, ütleme, teistmoodi käitun. Teised võtsid seda kui nõrkust. Absalom on tugev, lähme tema kampa. Ja inimesed, kes tahtsid minna, läksid sinna. Osad, kes olid, ütleme, kellel ikka see tarkus oli, nad mõistsid sedasi, et see on vale praegusel hetkel nii teha. Jäid oma kuningale ustavaks ja aitasid teda ja toitsid teda ja olid nagu õige koha peal. Aga vaata, põhimõtteliselt on see niimoodi, et kui sa õnnetuse päeval lähed nagu ütleme, valesse kampa, see on väga, väga suur jama. Ja sellepärast on niimoodi, kallid, praegu Jumala juhtimist vaja. Mitte sedasi, et me vaatame, et kuhu poole kaldub, et siia poole, sinna poole, et kus kambas see targem oleks olla. Ära üldse kaldu kuskile mujale, ainult kaldu Jumala poole. Küsi Jumal, kus pool peab olema. Ja sellepärast, et muidu me võime osutada nii kergesti tegelikult vales kambas. Ja vaata, praegu need inimesed, kes on kangesti pooli valinud, nad on nii hädas, sellepärast, et me ei tea, mismoodi kõik asjad lõppevad, sest Jumal on nii õiglane. Ja sellepärast on see nii, et ära üldse teist poolt valige, ainult hoia Jumala poole. Ja see on kõige parem tegelikult, mis olla saab. Ja sellepärast, ega meil ei olegi palju rohkem palveid praegu, et Jumal, sinu tahtmine sündigu. Meie ei juhi seda maailma, me ei oska seda asja lahendada. No kuidas Eestimaa ära päästa? Kas teeme mingisugused skeemid või? Ei saa meie sellega hakkama. Las Jumal teeb seda, kuidas ta Eestimaa rahvaga tegelikult hakkama saab. Ja ta tuleb tegelikult oma abiga meile, ta tuleb ülevalt. Ja sellepärast on see nii, et ja Taaveti laule, kui muid lugeda, pidevalt tegelikult viited sellele, kuidas Jumal tegelikult on aitamas. Vaata, Jumal päästab vaenlase käest, siin on räägitud sedasi, sellise vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid vägevad minust. Nüüd teeme ühe niisuguse stoppkoha. Kui sa kedagi vihkad, siis Jumal päästab hoopis selle vihkaja sinu käest ja sa ei saa tal mitte midagi teha. Vaata, see on Jumala reegel. Meil on öeldud, anna andeks, asi korras. Aga kui me kedagi vihkame ja kui palju nooli on lastud teiste riikide suunas, ma mõtlen sedasi vahest, ütleme, et ei ole tegelikult neid riike palju, kelle suunas praegu väga usinasti lastakse. Aga iga selline nool on sedasi, et Jumal päästab hoopis seda teist poolt, kui meie vihkamist väljendame. Ja sellepärast on arvestada sellega, kui sa kedagi julged vihata, kas sul peab olema kedagi üldse, et kedagi vihkad? Ükstapuha, mis põhjusel? Ei pea absoluutselt olema. Doktor Rist, ütlen täitsa nimepidi, ta on ka ammu vist igavikus, kes minu kätte aastal 83 ravis, oli Tallinnas. Ma mäletan sedasi, ta ütles, et elu on nii lühike, et siin pole aega üldse kedagi vihata. Ma ei tea, et ta üldse usklik oleks, ta lihtsalt oli kirurg. Lõikas mu näppu. Sest elu on nii lühike, et siin mitte aega mitte kellegi peale vihane olla. Sest ta järjest ju lõikas neid inimesi, kes avariidest ja kohtadest ja õnnetustest tulid ja ta nägi seda lühikest elu, mis tegelikult on. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, Taavet ütles sedasi, et Jumal tegelikult on niimoodi, et ta päästab vihkajate käest. Taavet lasi ennast vihata. Las pilluvad kive, las sülitavad.
sa teadis, et siis jumal mind päästab, kui ma seda luban. aga kui ma selle sülitaja maha löön, aga ta ei päästa mind, sest mina käitusin teistmoodi. ja sellepärast on niimoodi ja ma näen sedasi, et usurahvana ma ei saa sellest aru. me kõrvaldame neid vaenlasi kogu aeg nagu selles mõttes, et et kelle silma all jumal meile lauda tahaks katta, sest jumal on tegelikult pannud meid sellesse maailma, sellesse kooli. no me kujutame, et armasta vaenlast, saage taevas isa sarnaseks. no meil peavad olema need, kes siis meiega käituvad niimoodi näotult. ja sellepärast on niimoodi, et ja meie peame tegelikult suutma siin selles maailmas, ütleme, just selliselt käituda sellisel moel. ja teate, siis tuleb tuleb tasu Jumala käest. Siis 21 salm, issand teeb mulle mu õigust mööda, ta tasub mulle mu käte puhtust mööda. vaata, see tundub juba natukese nagu liiga suur, mida ta siin räägib. sest ma hoidsin issanda teid ega taganud õelast Jumalast, sest kõik ta määrused on mu ees ja ma ei ole üljenud tema seadusi. ma olin laitmatu tema ees ja hoidusin pahatööst. seepärast issand tasus mulle mu õigust mööda ja mu käte puhtust mööda tema silma ees. vaata, kuidas Taaveti elu lõpus räägib sedasi. no me teame Taaveti eksimisi, eks. me teame, seda juhtus ka. aga me näeme sedasi, kui julgelt ta tegelikult räägib sedasi, et tegelikult on niimoodi, et ta on nagu laitmatu issanda ees. mis on laitmatus? laitmatus on nagu see, et ega see ei ole ilmeksimatus. laitmatu selline, mina ei tea, 2-aastane laps, kui ta paneb oma papud valepidi jalga, ta on ikkagi tubli, et me kiidame, et ise panid. ta on laitmatu. ja sellepärast me oleme osad täpselt niisugused, et papud on valepidi jalas ja paneme seda musuteed kogu aeg sedasi. ja sellepärast, aga Taavet ütleb sedasi, et me oleme laitmatud, sellepärast kui me niisugused beebikristlased siin ilmas oleme, tead. me oleme laitmatud ja tema tundis samamoodi sedasi, ta leidis sedasi. jah, on eksimusi olnud, jah, ma kasvasin. kui eksisin, parandasin meelt. täna me algasime, ma lugesin selle, et õnnis on inimene, kes oma üleastumisi ei varja ja tema pahateod antakse andeks. ja ta leidis seda asja saab korraldada. Et ei olegi määratud sedasi, et me mingisugused ilmeeksimatud siin ilmas peaksime olema. aga me saame tegelikult, ütleme, asjad korda teha. ja võime olla julged ka tegelikult Jumala ees, et Jumal meid tegelikult armastab. ja tegelikult ta andestab meile ja sellepärast kiitus Jumalale. ja Jumala käest tuleb tasu. tuleb see selline tõeline tasu. Seepärast issand tasus mulle mu õigust mööda ja mu käte puhtust mööda. ja nii, et kiitus Jumalale. Vaata, see Ruti raamatus on see ilus tasukoht, ma lihtsalt selle ütlen ka siia vahele. see on Ruti raamat, mis ta on, vaata, Ruti raamat tuleb seal kohtumõiste järgi vist, jah. ja see on 285 lehekülge olen märkinud. vaata, seal on see tasu, mis on öeldud, ütleme, see on nii ilus, lihtsalt see mõte, et tahan seda lugeda. kuidas Jumal paneb tähele, üks maabitüdruk, kes saab ühe suure tasu tegelikult Jumala käest. issand, tasugu su tegu ja täielik palk tulgu sulle issandalt, Iisraeli Jumalalt, kelle tiibade alla sa oled tulnud varjule. vaata, sa lähed lihtsalt Jumala tiibade alla varjule ja sa saad seal palga, sa jätsid oma riigi ja rahva, sa tulid võõra rahva keskele, sa tulid usurahva keskele ja nüüd on niimoodi, et seal on samamoodi, ütleme, see Boas, kes seal on neid asju juba ka rääkimas, eks, ja tema seda Ruti käitumist nagu näeb, kuidas ta seal põllul töötas ja korjas ja neid viljapäid seal ja sellepärast, kallid, tuleb tasu vastavalt meie tegudele, sellepärast tasub olla tegelikult lihtsalt innukas, ka kui me oleme Jumala ligi tegelikult tulnud. ja sellepärast on niimoodi, et ja ei ülga Jumala sõna. ja siis on niimoodi, et need asjad on tegelikult hästi. nüüd on nii, et Taavet oli selline, igatpidi selline nagu korras mees, võiks ütelda, ja vaata, võtame ühe niimoodi, et see oli nagu Taavet ise rääkis, see võib tunduda sedasi, et kuule, natuke kiidad ennast ka praegusel hetkel oma laul ja issandale räägin, et kuule, mine ikka nii tubli. aga ma võtan esimese kuningate raamatu 14.8 võtan korraks siia ka vahele. sellepärast, et olgu keegi teine ka nagu midagi ütlemas ja see on esimese kuningate 14.8. ja siin on selline lugu, on õieti mul märgitud, jah, 375 lehekülge, kõik on õige. ja siin on ühesõnaga ahi ennustus Jerobeami soole ja nüüd on niimoodi, et see Jerobeam ja Rehabeam, ütleme seal, kui riik juba 8 läks, ütleme, kes nüüd kuningat teab, aga nüüd on niimoodi, et Jerobeamile Taaveti kohta on selline iseloomustus. ning olen kiskunud kuningriigi Taaveti soo käest ja andnud sinule. ja ütleme, et Jerobeam saab 10 suguharu Iisraelist endale, aga siis tuleb selline nagu ütleme, et aga kuule, sa pole üldse midagi väärt nagu Taavet. sina ei ole aga olnud nagu mu sulane Taavet,
ja vaata, mis on nüüd Taaveti koha pealt, siin on, ütleme, selline ahija, ütleme, täitsa teine jumala mees, kes seda asja seda ütleb sedasi. Taavet oli selline, kes pidas mu käske, kes käis mu järel kõigest oma südamest, tehes ainult seda, mis õige oli minu silmis. Ja vaata, see on selline, ütleme, et seda saab nagu teine saab nagu ütelda sedasi, aga täna on nagu see laul, mida me loeme, mida Taavet ise nagu enda kohta ütles, aga me näeme sedasi, et kui kõrgelt tegelikult Jumal hindas tegelikult ühte meest. Kallid, tegelikult on see niimoodi. Kõik meie möödapanemised ja värgid, mis me elus on, tead, Jumal ei vaata nende asjade peale. Kui me oleme talle kuulekad ja teeme neid asju. Sest et Jumalal ei ole, ütleme, vaja tegelda sellega, mis on meie tegeleme, saatan tuletab, süüdistab ja tuletab neid asju meelde, aga kui me oleme tulnud Jumala juurde, siis me näeme sedasi, me võime saada sellisesse võimsasse positsiooni. Aga nüüd on selline võib-olla isegi natuke raskem koht, ma ei tea, kui sa vitsid veel kuulata ja kaasa mõelda, siis püüa veel. Ja vaata, see on üks huvitav selline laulukoht, mis selles 18. laulus tuleb, 26 salm ja 27 salm. Eldele sa asutad eldust, laitmatu mehe vastu oled sa laitmatu, puhta vastu oled sa puhas, kõvera vastu sa asutad keeruliseks. Vaata, see on selline, see on nüüd ühe sõnaga, nüüd on iseloomustus Jumala kohta, et milline on Jumal. Ja see on päris huvitav mõte, millele korraks nagu mõelda. Eldele ta on elde, siirale on ta siiras, puhtale ta on puhas, kõverale on ta kõver või osutub keeruliseks. Vaata niimoodi, et me kuidagi, ütleme, me kujundame, kui sa nüüd mõistad sedasi, me kujundame Jumala ise oma käitumisega. Kui me tuleme salakavalalt tegelikult Jumala ette, nii kui Jeesus tundis ära nende, ütleme näiteks nende variseride või nende kavalused, kas tasub seda ikka keisrile seda maksu maksta ja kui ta Jeesus nägi nende salakavalust, siis ta vastas nendele muidugi paljastades neid olukordi, et kuule, keisri pilti andke ikka, aga põhimõtteliselt on niimoodi, ta nägi nagu seda ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, me tuleme Jumala ette ja ta näeb täpselt, kas me tulime otse ja siiralt. Ja teate, mis ma olen vaadanud vahest? Mul on niimoodi, ma olen ise vahest nagu hädas. Ma mõtlen, miks ma mõne inimese peale reageerin? Nagu raksti, et mul läheb nagu mingisugune viha käib läbi vahest, võiks ütelda lausa. Et mõtleme, mis asi see on, inimene toob palvesoovi ja ma saadaks selle kuu peale selle palvesoovi, et kui ma lihtsalt olen sedasi. Aga teate, kõvera vastu on Jumal kõver. Ja vaata, Jumal seekord meid lohustas. See on minu reageering, ütles. See on minu reageering. Sa lihtsalt reageerid selle peale, et see on üks kõver vigur on praegusel hetkel su ette toodud. Asi on ilusaks räägitud. Sagel on niimoodi, et abielu pooled, et üks pool räägib teise kohta, ei tea, mis jama kokku räägib, et kui halb on teine, kui saad kahega kokku, siis vaatad seda, puha vale jutt kokku siin praegusel hetkel keerutatakse, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, sa vaimust tajud ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma olen ise nagu vahest jälle lähed koju ja parandad meelde, et Jumal, miks ma siuke olin. Aga Jumal seekord mind lohutas nende salmide kaudu, kui ma seda Taaveti asja lugesin. Jumal reageerib selliselt. Ja sellepärast ma ütlen, et me ei tohi seda kuritarvitada. See võib minna niisugune, et mina võin alati niimoodi tead. Seal võib see oma liha hakata niimoodi mässama ja oma tarkus ja mõistus. Aga teate, see on niimoodi, et sa vahest nagu koged seda, ma ei taha seda. Aga ma miski pärast reageerin niimoodi selliselt ja ma leian seda, sest see ei ole mitte mingisugune minu viha, vaid see on mingisugune niisugune alateadlikkus, mis praegusel hetkel hakkab lihtsalt tööle, kuskilt tuleb see niisugune informatsioon, et see asi ei ole praegusel hetkel korras. Ja sellepärast on see niimoodi, et need reageeringud tegelikult, mida Jumal meile tegelikult ka annab sedasi, me ei pea tegelikult praegusel hetkel absoluutselt ka nii kartma, vaid usaldama tegelikult Jumalat, sest et me ei pane tegelikult nendes asjades mööda, sest et muidu me oleme sageli nende, ütleme selliste Jumala inimestena, et kõike muudkui silitame. Vanad priirlased olid julged, inimesed tulid eespalvele. Kuulab, tead, sul pole õige patuvalu, kao minema, tead. Tead, eks, et nad ajasid ära, meil on igaüks, kes päästepalvet valmib, halleluuja, tead, ütles selle palve kuidagi järgi, tead, eks. Absoluutselt, selline, et me nagu lihtsalt püüame nagu inimesi kuidagi kokku korjata niimoodi lihtsal viisil. Aga tegelikkuses on see niimoodi, et see reageering tegelikult peab olema õige. Ja vaata, tegelikult on niimoodi, et Jumal reageerib väga õieti. Vaata, see on niimoodi näiteks, et kuningas Herodes, püüab seal, kui Jeesus oli juba kohtu all, eks, ütleb, kuule, tee mulle mõni tegu ja sai tema ette korraks, eks. Seal Pilatus saatis teda sinna, eks. Jeesus ei räägi mitte ühtegi sõna. Jättis telefoni võtmata. Kas ka nii võib või? Võib küll.
ta nägi sedasi, et kuule, üks kõver vend praegusel hetkel, kes siin praegusel hetkel püüab, et ma talle ka mingit imesid siin praegusel hetkel, absoluutselt mitte midagi ei tee, ei räägi mitte sõna kah, tead. Absoluutselt ei räägi, lähen lihtsalt minema, tead. Ja mis siis, et ta mulle mantlit selga toppis ja mängis seal oma mängusid, eks. Aga sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, need on need reageeringud. Ja ma olen vahest mõelnud sedasi, et kui ma näen osasid inimesi, kes on, võiks ütelda, nagu maailmas elavad, üks mu tehnikumi õpetaja, keda ka matsin ja kes oma elu lõpul käisime koguduse keskel mõne korra, nähtavasti sai käia. Ja siis oli niimoodi, et mina ikka küsisin, et Jumal, miks sa ta vastu nii hea oled? Aga vaata, Jumal hiljem nagu mulle ilmutas seda asja nagu selle koha pealt, et vaata, see oli nagu tema tegusid mööda. Ta oli selline mees, ta töötas Valgas, ütleme lihtsalt mööblivabrikus, eks. Olid ajad, võtsid inimesi tööle, olid ajad, kus sa pidid töölisi töölt lahti laskma. Olid juht, Naine ütles, tead, ta oli õhtul koju, kui ta oli kellegi pidanud töölt lahti laskma, nuttis kodus nende inimeste pärast, keda ta lahti laskis. Ühel korral ta tuleb seal Valgas, keegi oli koerakutsika visanud prügikasti, korral olid pojad sündinud. Ta leiab selle koerakutsika, ta võtab selle prügikastisse, jooksis seal ringi, sellel ajal, kui need matusjutte rääkisime. Siis ma mõistsin, et Jumal andis talle armu, Jumal käitus taga imeliselt, vastavalt ta tegudele, kuidas ta oli, vastavalt ta südamele. Et vaata, see Jumal paneb nagu seda tegelikult tähele, mis on Taaveti kohta samamoodi öeldi, et südame järgi tegelikult oli see mees. Ja sellepärast on niimoodi, et õndsad on alastajad, nende peale alastatakse Mattiuse 5:7, eks. Õndsad on puhtalt südamelt, need näevad Jumalat. Vaata, see on võti tegelikult, et Jumalat näha. Puhtale ta on puhas. Ta võtab nagu selle katte ära. Vaata, õigete rada läheb üha selgemaks. See on super ju tegelikult, kuidas Jumal on nagu käitumas. Aga see, kes ei alasta, selle peale on ta tegelikult alastamatu. Nagu see Mattiuse 18:33 on niimoodi, kui sa ei andesta. Ma veel kord tulen selle mõtte juurde sedasi, et kuule, kui sa ei andesta siin inimestele, kes sulle liiga teevad, sa ei saa ju tegelikult ise Jumala käest andeks. Siis 33 salm. Eks siis 18:33 Mattiuseks. Eks siis sinagi oleksid pidanud alastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale alastasin. Ja ta isand vihastas ja andis ta piinete kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui te igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Ja sellepärast on niimoodi, et Jumal paneb väga tegelikult tähele, mida me teeme ja milliselt me käitume ja see lööb meile tagasi. Ja õpetuse sõnades on öeldud sedasi, et pilkajale pilkaja. Jumal paneb ühesõnaga, kes Jumalale vastu paneb, sellele paneb Jumal vastu. Vaata, see on niisugune nagu huvitav, et Jumal nagu käitub analoogselt nagu mida meie teeme. Paned Jumalale vastu, Jumal paneb sulle vastu. Aga kumb tugevam on, arva ära, eks. Ja ühesõnaga, ja kui sina pilkad, aga kes siis rohkem suudab pilgata, siis tegelikult Jumal suudab rohkem pilgata. Ütleme, et see oli kunagi, Mooste kogudus, mina seda ei mäleta, aga kodus korduvalt räägiti, et oli niimoodi, et niisugune kommunistide aeg oli, üks tahtis tähtsalt tulla koosoleku sägama ja marssis sinna sisse, niimoodi, et üks naisterahvas, kes seal oli olnud, ja tuli sellest keskkäigust sisse, tead, ja kui ta sisse tuli, kes plaksti pikali sinna keset seda saali, sinna Jumala rahva keskele, ja kogu tuhkus oli läinud. Pilkaja vastu tahtsid tulla pilkama, Jumal pilkas teda, et olid selle usurahva keskel põrandal pikali maas. Kõik. Ja kogu su pilkamise tahtmine oli mööda läinud. Pilkajale ta on pilkaja. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Kas meil täna läks hästi see sisse tulles? Läks küll, eks. Jäime kõik püsti. Tead, ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult nägemas, tähendab, me tulime tegelikult sisse. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui me ei hooli Jumalast, siis ta jätab meid selle kõlbmatu mõtteviisi sisse, see sõltub nii palju tegelikult ühesõnaga, kuidas meie käitume. Aga issand päästab need viletsad, aga ta alandab kõiki neid suurelisi 18:28, kuskil on niisugune mõte, eks on öeldud, sina päästad viletsa rahva, aga alandad suurelistes ilmad. Ja sellepärast issand valgustab tegelikult meie pimedust ja sellepärast ja ta ütleb, et näed, et ta Jumala abiga tegelikult ühesõnaga võidab selleks, kuidas siin on öeldud sedasi, et mis salm, see on 30 salm juba on, jah. Sest sinuga ma jooksen väeolga kallale ja oma Jumalaga hüppan ma üle müüri. Ja vaata, siin ma sain nagu need kaks mõtet. Koljatile ta jooksis kallale, aga oma pojast Absalomist tööpas üle. Ma ei tegele.
lihtsalt hüppan kõrvale, lihtsalt lähen, teistele tundus, et kuule, miks sa ei sõdi, miks sa praegusel hetkel alla annad, aga ma hüppan üle selle müüri ja sellepärast nii ta on. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nüüd on niimoodi, et see sõjamehe kogemus, ma ei tea, lõpetame ära varsti selle jutu, aga 18:33-40, ma lihtsalt panin siit tähele, mida Taavet nagu ütleb sedasi. Jumal vöötas teda jõuga, issand korraldas tema teed, aitab kaljule tõusta, õpetab sõdima, annab kilbi, toetab, no ütleme, et kõiki neid asju tegelikult, Taavet ütleb sedasi, kõiki neid asju tegelikult Jumal tegi. Ja sellepärast kõik need võidud, no ütleme, kui lugeda siit on, need olid Jumala abiga võidud, ta ei kiitle absoluutselt, et teistmoodi on saanud. See 38-40 salmid, et kõik see jõud ja abi, mis on tulnud Jumala käes ja kuidas Jumal on neid vaenlasi teinud tegelikult pihuks ja põrmuks. Ja siis ütleb sedasi, aga siis vaenlased hakkavad tema eest teesklema, sest et nad käituvad meelitavalt, sest nad näevad sedasi, et kelle käes on nagu tegelikult see jäme ots. Ja sellepärast niimoodi tegelikult oli Taavet, kui ta need oma elu kokku võtab, siis Jumal on sellises, nii võimsas tegelikult positsioonis. Ja see üks koht, mis tundus sedasi, ta kiidab, et ma olen nagu tubli olnud, ainult tuli. Kogu aeg oli see põhiliselt, kui võimas on Jumal ja kuidas ta tegelikult meid aitab. Ja sellepärast kallid, ja tegelikult Jumal tahab meile täpselt see samasugune olla. Nii et ole õnnistatud, me teenime suurt Jumalat, kes meid tegelikult väga armastab. Ta tahab meid samamoodi tegelikult õnnistada, nii nagu oma sulast Taavetit. Ja sinu sugu, aamen. Tõuseme, oleme palves. Isa, me täname sind, et oleme võinud täna olla su sõna juures. Ja isa, ma tänan sind selle mehe eest, keda sa valisid ja kes oli su südame järgi ja kes on jäänud meile eeskujuks oma lauludega ja oma eluga ja oma käitumisega ja sõjamehena ja ülistajana ja isana ja mis iganes. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind. Ta oli inimene, tal olid puudused, aga me täname sind, Jumal, et ta oli õppimisvõimeline. Ta oli see, kes oli valmis alati meelt parandama. Tema patukahetsust teab terve maailm, kes iganes piiblit loeb. Ja sellepärast, isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et see mees on tegelikult meile oma sellise usu ja julgusega ja käitumisega eeskujuks. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, ma palun praegusel hetkel, et meie, kes me oleme siin, mõnel on elu üsna algus, teisel on ta lõpupoole, aga isa, me tahame lihtsalt seda armu paluda, et kui me lõpetame, et meil oleks samamoodi üks selline võidu ja tänu laul, kus kõik ausab sulle ja kus me mõistame ja näeme, kui võimsalt sa, Jumal, tegelikult meie elusid oled korraldanud, lahendanud ja juhtinud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.